Ja esimeseks sammuks siis välja valida meile huvipakkuva põllu piirid. Selleks kasutame siis PRIA põllumassiivide andmebaasi. Viime välja huvipakkuva siis põllumassiivi ja selleks, et põld siis jõuaks meie drooni juhtpulti, on vaja fail ümber konverteerida. Selleks kasutame siis vabavaralist tarkvara konverteeritud faili, tõstame drooni juhtpulti, avame drooni juhtpuldis lennuplaneerimise tööprogrammi ja lisame siit siis selle tõstetud põllupiiride faili. Järgnevalt seadistame lendu, valime siis sobiva drooni ja foto hõivamise seaded. Avatud kategoorias droonide lendamisel lubatud maksimaalset lennukõrgust 120 meetrit. Nüüd on meie lennuplaan valmis, järgnevalt saamegi minna põllule ja drooni siis automaatse režiimiga seirama saata. Põllule saabudes tuleb esmalt teostada asukoha vaatlus, et kas siin on kuskil elektriliine, mõni kõrgem puu või muid ohuallikaid. Lisaks iga droonioperaator alati jälgib ilma, et kas on tulemas vihma või suuremaid tuulepuhanguid. Drooni maandumis- ja stardiplatsi valikul on tähtis see, et see oleks operaatorile, droonioperaatorile ja droonile turvaline ja kõigile teistele osapooltele, kes võivad sinna sattuda. Tavaliselt me tähistame need prantside koonustega, keegi meile lähedalt autoga mööda ei sõidaks või mõni traktor või siis paha aimamatult keegi ei sõidaks üle meie drooni, mis on heina sees. Meie kasutame oma drooni maandumise puhul maandumismatti, kinnitame selle vaiadega maa külge, et see tuulehooga üles ei tõuseks ja maandumismati eelis on see, et see säästab droonil tiivikuid, propellereid, et suures heinas maandudes saavad propellerid lihtsalt puruneda ja nad ei ole selleks mõeldud, et droonimatt on soovituslik kasutada. Kui põld on seiratud, siis võtame droonist mälukaardi ja sisestame selle arvutisse. Meie kasutame drooniseireandmete töötlemiseks Pix4D Fieldsi, aga on ka teisi muid võimalusi. Alustame uue töötlusprojektiga. Avame siis arvutisse laetud fotod. Valime töötluseks siis sobilikud seaded, sealhulgas ka seire ajal olnud ilmatingimused. Ja siin on nüüd näha siis meie seiratud põllul tehtud fotode asukohad. Järgmiseks alustame siis piltide ühendamist üheks suureks ortomosaiikkujutiseks. See on siis multispektraalkanalite ühendatud ortomosaiik, mis meile otseselt veel taimikinfot ei anna, aga koostame lisaks siis NDVI indeksväärtuse. See on siis multispektraalkanalitest koostatud NDVI indeksväärtus. Parempoolsel histogrammil näete siis taimiku vegetatiivväärtuste jaotust, et punased laigud indikeerivad kohtasid, kus taimiku vegetatiivväärtus on madalam ja rohelised kohad indikeerivad kohtasid, kus on tugevam. Hästi paistavad välja muidugi tehnorajad siit. Indekskaardid võimaldavad meil koostada muutnormiga väetamise programme. Selleks, et muutnormiga väetamise tööprogrammi koostada, kõigepealt paneme paika veel lisaks põllupiirid. Kui põllule piirjooned on paika pandud, siis saame edasi minna ja koostame hetkel siis töökaardi sõltuvalt siis vegetatiivindeksi väärtustest. Metodiks on siis põllu tsoneerimine ühikuks kilogramm hektari kohta. Sõltuvalt siis teie normiga tavast siis laoturist tuleb määrata siis ruutühiku suurus, mille pealt siis laotur hakkab aktiveerima enda mehhanisme või vastupidi siis välja lülitama. Ruutühiku suuruseks 18 meetrit, mis oleks sobilik siis kogulaiusega 36 meetrit laoturile. Saame siin veel paika nihutada ruudustiku, selleks jälgime tehnoradade suunda. Kui vaja, siis saame seda kujutis piirväärtusi muuta. Kui oleme saanud siis tarkvara poolt pakutud esialgse ettepaneku siis selle põllu
tsoneerimiseks. Saame teha siin nüüd ise soovitud seadistusi ja muutusi. Näiteks esiteks muudame klasside arvu, et kui 5 klassiga tehtud tsoneeringukaart on liiga kirju, võib-olla see tööprogramm oleks ka, tööprogrammi tulemus ei ole nagu nii hästi nagu hoomatav, siis saame selle pildi lihtsamaks teha, et näiteks kasutame ainult 2 klassi. Kui oleme siis selle tsoneeringu kinnitanud, siis järgmiseks peab nüüd tootja või siis agronoom ise nagu määrama väetise hulga, millega ta siis on nõus siis muutnormi nagu siia põllule viima. Siis on võimalik see tsoneeringuga töökaart saata otse siis traktori tarkvarasse. Tasub siin öelda, et on erinevaid traktori tarkvarasid ja terminale, et see nüüd siit edasi sõltub vastavalt sellele, milline on tootja siis tehnikapark ja milliseid platvorme kasutatakse. Drooniseire põllul toetab taimiku seisukorra hindamist ja tööde planeerimist. Kui jääd hätta drooniga põllu seiramisel, siis pöördu julgelt Metki poole ja pakume abi ja leiame lahenduse.